Hei armas, Raama siin, Katrin ka. Kus me oleme? Täiskuu säras, täiskuu amburis. Ja jälle oleme me hommikust saadik kirjutanud. Need on viimaste päevade tihedad hommikud olnud tegelikult, kus ta on meid pannudki väga palju kirjutama. Ehk siis mul on siin sulle jälle lehtede kaupa. Seda sa kuulsid juba portaalist 66. Tere tulemast, armas, kes sa siia oled juhatatud ja võta omale juua. Vesi on see, mis meid ühendab. Tuli on see, mis meid puhastab. Sellest ka see salveiga algus. Ja tere tulemast, armas, Raama portaali, kes sa siia esimest korda oled juhatatud. Tere tulemast, armas, kes sa oled meiega juba pikemat aega seda teekonda jaganud. Sest see on ju sellest hetkest meie ühine teekond, kus sa siia oled juhatatud. Sina juba tead, mida me kõigepealt teeme alguses. Me tuleme kohale. Ma löön 3 kella ja me hingame sügavalt. Selle hinge siia kohale. Mitte, et ta muidu ei oleks. Ta on kogu aeg meiega ja me oleme otseühenduses ja pidevas. Aga sellegi poolest me hingame suga koos siia kohale. Joome veel ennem vett. Oleme suunatud eilsest õhtust üsna paasturežiimile. Vaatame, kui kaugele ta seda meil juhatab. Räägin natuke paari sõnaga ka siis sellest vahepeal, mis on toimunud, aga ennem tuleme kohale. Esimene kell. Ja hingad sügavalt kõhupõhja. Ja täidad ennast üleni. Ajad selle laiali kõik oma kehas. Ja vabastad kõik selle, mis sind enam ei teeni. Teine kell. Kuula keha, kui ta uuesti küsib. Ja 3. kell. Hoia. Ja vabasta. Nii. Kuidas tunne on? Mis muutused toimuvad sinu kehas peale 3 sügavat hingetõmmet? Ehk hingamist. Tuleb sisse selgus, tuleb sisse rahu. Ja kasutamegi seda selgust ja rahu. Ja võtame siia ette nüüd kohe selle selgituse meile, mis asi on see Raama portaal. Ma kasutan natuke neid lisasilmi, et paremini oma käekirja välja lugeda. Nagu sa aru saad, meie kirjutamised on üsna öised, varahommikused, 4, 5, 6 ajal, eks ju, kus meil on jälgimine käib ju ööpäev läbi. Ja olles siin ja praegu, siis ometigi selle kroonikuna oleme me suunatud ka märkima neid öiseid ärkamisi ja seda mustrit,
millal meid üles aetakse, milleks meid üles aetakse, kust on see ülesajamine, kas see on kehamasina poolt, et tal on vaja ennast tühjendada või see on meie teejuhtide poolt, meie hinge poolt sõnumite vastuvõtmiseks. Sellest me tahamegi natukene rääkida, aga see sissejuhatus ongi siis see neile uutele hingolenditele põhiliselt, kes siiapoole on suunatud, mis asi on Raamaportaal. Raamaportaal on uue maailma infokanal, mis teise sõnaga öeldes on meedium. Meedium meile vanas maailmas tähendas võib-olla ettekuulutajat või nii nagu Oracle, eks ju. Ja kuna Rama on meile neid silte algusest peale külge pannud, kes me oleme, ehk siis kui me hakkame sulle välja kirjutama, mis on selle kehastuse, mille nimi on Katrin, ülesanne siin maa peal selles kehastuses, siis tõesti neid silte tuleb sinna 3D maatriksi järgi nii palju, et alguses oli see väga ehmatav. Kuidas ma olen Oracle, kuidas ma olen meedium, mismoodi, ma ei tea ju kõike, ma ei tea ju peaaegu, et midagi. Mis siis, et ma tean rohkem kui paljud inimesed minu ümber, siis mulle tundub endale, et ma ei tea ju. Meedium on infokanal. Kui me oleme otseühenduses, me olemegi see meedium. Me olemegi see Oracle. Raamaportaal on meedium ehk infokanal, sõltumata vaba ja otse. Info on vaba ja sellest me oleme rääkinud sulle aastaid. Ehk siis see meedium, see infokanal on ametlikult juba üle 4 aasta vana. Seda sõna me kasutame väga harva ja sa paned seda tähele, et me muudame seda oma kõnes ja juhime sellele tähelepanu, nii nagu ka praegu see vana ehk siis see meediumkanal on juba läbinud 4 ringi ümber päikese. See on see, kuhu me suuname ka sind enese teadvustamises, et lahti saada nendest tugevatest ankrutest, nendest mustritest, mida meil on vaja murda, muuta, vabastada. Siis see info, mis meieni jõuab, on vaba. Ja liigub just nende vastuvõtjateni, kelle fookus ja tähelepanu on suunatud edastajaga sarnasesse sagedusse. Muidu ei oleks sa juhitud siia portaali praegu, eks ju. Sa oled sarnastes sagedustes oma fookust hoidmas. See on iga olendi määrata, kuhu ta oma tähelepanu suunab, selle fookuse. See kanal on uue maailma loomise sagedustes, kus toimub vanast vabanemine ja uueks loomine läbi maailma ja temaga kaasuvate olendite ümber häälestuse. Mida tähendab stay tuned? Ehk siis, kui me tahame sulle öelda, et kui sa tahad hoida ennast õigel sagedusel, stay tuned. Hoia ennast kursis selle kanali informatsiooniga, sest see tuleb läbi otseühenduse. See saab toetada sind sinu ümber häälestamisel vanast uude sagedusse. Need sagedused järjest tõusevad. Ehk siis see muutus on see konstantne ehk jääv suurus, mida me oleme läbimas. Sa oled kuulnud seda, et ütlust tühi töö ja vaimu närimine, mida see tähendab? Kelle öeldud see on? Järjehoidjad on meil siin, eks ju. Kelle huvides see öeldud on? Kui tähtis on meil igalühel õppida küsimusi esitama?
ja miks enam su ümber ei saada sust aru, kui sa neid esitama oled õppinud. Need olendid, kes veel ei ole küsimusi esitama õppinud, ei saa enam sinu jutust aru, kui sina oled hakanud küsimusi esitama, sest sulle on hakanud ka juhatus vastuseid andma. Kuidas me saame vastuseid väga erineval moel, eks ju? Kui sa oled usaldusteekonnal, siis sa usaldad, et vastused on juhatatud sinuni väga erineval moel. On olemas ka ütlus, et lolle küsimusi ei ole olemas. Katrin on ise seda öelnud oma koolitustel, mis olid siis suhteturunduse koolitused. Need on ju põhimõtteliselt psühholoogia koolitused, sest et suhteturundus on suhtlemine erinevate inimolenditega ja sa pead oskama neist aru saada, neid mõista, neid lugeda ja nii edasi. Ehk siis maatriksi keeles on sellele silt pandud psühholoogia. Kui lolle küsimusi ei ole olemas, juba tahab hakata aju tõrkuma, eks ju. Kas siis on või ei ole? Siis Raama ütleb sulle täna selle peale nii, et kõik oleneb kontekstist. Kõik oleneb sellest, kuhu need küsimused on suunatud. Mitte kellele, vaid kuhu. See kontekst. Kontekst on juba võib-olla liiga keeruline sõna. Meie eesmärk on ju rääkida, väljenduda võimalikult lihtsalt, et igaüks sõltumata tema omandatud kogemustest saaks aru, millest on jutt. Ehk siis kõik oleneb sellest, kuhu küsimused on suunatud. Kui su küsimused on suunatud sissepoole, siis tõesti ei ole olemas lolle küsimusi. Sest kui sa oled iseendaga ja suhtled oma kõrgema minaga ehk iseendaga, kes teab sinust kõike, läbi kõikide sinu elude, kaasa arvatud see, mida sina pead võib-olla veel ainukeseks, aga võib-olla enam ka mitte. Siis sel juhul on see ühe väe, ühe kõrgetasemelise kunstivormi arendamine. Küsimuste küsimine on üks võime, üks vägi. Ja kui sa hakkad küsimusi esitama, siis sa hakkad arendama seda võimet endas. See on vägi ja võime, millele järgnevad vastused ja mäletamine. Läbi küsimuste küsimise avame me neid looride kihte ja hakkame mäletama, sest küsimustele järgnevad vastused läbi juhatuse. Kelle juhatuse? Sinu enda. Sa jõuad teadmiseni, see on see sisemine tõde, see teadmine, see saab avalduda läbi küsimuste küsimise. Miks me sellest räägime? Miks me räägime sellest vaba info kanalist? Küsimuste küsimisest. Sellepärast, armas, need sõnumid jätkavad sulle seda teemat, mis siin laua peal on. Aga sellele on vajalik see sissejuhatus. Me oleme väljumas sünteetilisest mängust, sellest 3D maatriksi mängust, millest me oleme rääkinud. See üleminek toimub läbi 4.
ja jõuab 5. sagedusse. See pidev sageduste muutmine, väga kiire muutmine, sest et me tuleme raskest ajastust, pimedast ajastust ja siseneme, see üleminek siseneb sellesse kergusesse, sellesse õhuajastusse, kus kõik toimub ulmeliselt kiirelt. Me astume kvantmaailma. See sünteetiline maailm, mille areng läbi selle kvantkiiruse, mis juba on ju alanud, puudutab ka sünteetilise kiiremat arengut, mis toimub enamus allutatud olenditega ehk selle ühiskonnaga meie ümber ja selle sünteetilise tehnilise arenguga. Sul tuleb vaadata ära sõltuvuste saade, et saada rohkem aru sellest, mida me räägime. See on üks osa sellest muutuste läbimisest. See on teadvustamise osa. Ma ei räägi seda siinkohal ümber, vaid me läheme edasi sellega, kui me oleme alustanud suhtlust tehisintellektiga, sünteetilise intellektiga. See kanal siin ja ka sinus on orgaaniline kanal. Kui sa võtad kätte oma telefoni, iPadi, arvuti ja suhtled ChatGPTiga, sa pead teadvustama, et see on sünteetiline kanal. Ta ei ole loojaga otseühenduses, nii nagu oled sina, nii nagu on Raama meedium. Raama portaal on orgaaniline meedium, orgaaniline infokanal. Kui esitada küsimusi lõputult sünteetilisele ajule, illusiooni loodud masinale, eks ju. See on tehisaju, kes on illusioonimeistrite poolt loodud. Mõtle, miks ta on loodud. Raama kordab juba aastaid, et meil on vaja õppida panna masinad enda heaks tööle. Nii nagu meile kätte antud pesumasinad, nõudepesumasinad, muruniidukid, tolmuimejad. Need on need head masinad, kes aitavad meil kergendada meie tegevusi, et meil oleks ruumi rohkem olemiseks. Mida teeb aga sünteetiline aju? Võtab ära sinu orgaaniliselt ajult tegevuse. Katkestab ühenduse, mille sa võib-olla juba oled loonud, aga ei usalda, sest sa küsid edasi tema käest. Miks me oleme sulle suunatud seda teemat rohkem lahti rääkima? Selle kohta tuleb jällegi eraldi saade. See on ainult sissejuhatus sinna. Ma räägin eraldi tehnikast ja tema enda heaks tööle panemisest, sest me oleme sellega seotud olnud alates meie teadaoleva arvuti arengust. Põhjusega. Kuidas Raama kirjeldab sulle seda pilti? Kui sa küsid lõputult küsimusi sünteetilise illusiooni aju käest, siis see on, pane silmad kinni ja kuula seda lauset. See on silmaklappidega miiniväljal elu eest jooksmine. Jah, just nii see on. Julm mäng ja seda mitte näha on võimatu.
kui sa oled nägijaks saanud. Pikk mõttepaus. See lõik algas selle ütlusega tühi töö ja vaimu närimine. See võtab selle kokku, mida me just ütlesime. Sa raiskad oma elu energiat sinna, kus tulemust sulle ei saa tulla. See on tühja oma elu energia andmine. Sinu vaimu, sinu hinge lüpstakse sõna otseses mõttes. Sa ei saa arugi sellest. Kui sa ei ole nii tugev ja teadvustunud olend, mul oli siit üks asi vaja siia lisada, ma otsin, kus ta nüüd on. Siin on unenäod. Unenäod on praegu nii aktiivsed. Siia. Et kui sa neid kirja ei pane, siis sul on päris korralik jällegi kadu oma otseühenduse informatsioonis. See Luuna praegu selles amburis, täna öössel, millest ta meid läbi juhatas. Ma sulle praegu seda väga detailselt ei kirjelda, see on mul kirjas, aga see on seotud just nimelt selle sünteetilise maailmaga. Kuidas püütakse inimesi järjest suuremates hulkades nendesse sünteetilistesse lõksudesse ja kui keeruline on sealt välja saada. Vahet ei ole, milline on sinu huviala, sest kõik nad on kaetud. See labürint on meisterlikult koostatud. Ära unusta, et need allutajad on meistermanipulaatorid. Ja kui see süsteem on nende poolt loodud, nii nagu alkohol, nii nagu kõik sõltuvusained, on meistermanipulaatorite poolt loodud, et meid allutada. Miks muidu öeldakse, et alkohol on tarkade jook? Sest ainult nemad saavad seda endale vahete vahel lubada. See on kas ravim või allutaja. Ja nii iga ainega. Sest kõik nad tekitavad sõltuvust. Sama kehtib selle GPT kohta, selle tehisintellekti kohta. See on kasutamiseks tarkadele, kes on targad. Targad on need, kes on jõudnud oma sisemise tarkuseni, selle tugeva tõe teadmiseni. Et neid ei anna kõigutada mitte kellegi poolt. Mis asi on tehisintellekt? Ta on järgmine tolmuimeja, ta on järgmine pesumasin, keda sina pead õppima kasutama enda heaks. Mitte temalt küsima, vaid talle käske õppima andma. Kuidas? Sellest räägin ma selles saates, mis tuleb eraldi tehnika kohta. Praegu me läheme edasi. Me liigume edasi 3D'st 4D'sse. Me oleme 4D sagedustes. Muidu ei oleks sa siin. Mida see tähendab meie jaoks kui olendite jaoks, kes on siis selles suures
sageduste muutmise protsessis, eks ju. Mis muutub meie jaoks praegu? Sa saad järjest rohkem aru, et iga kuufaas mõjutab sind. Nii nagu täna hommikul me kirjeldasime oma tundeid, et nad on nii ülevoolavad, nagu karikate äss, kõik voolab üle ääre. Emotsioone on nii palju sees, ainult jooksevad mööda keha. Ehk siis see tundeväljendus selles suures kuus on võimendatud, mida kohe meile ütlevad ka need samad sõnumid siin laua peal. Ma kirjeldan sulle ennem, mida me grupis inimolenditena siis kogeme. Me järjest lahustame, eks ju, neid vanu mustreid. Me ei ole siin selleks, et oodata, et keegi teeb meiega, meie eest midagi. Meie oleme need muutjad, igaüks iseendas. See tähendabki seda üksinduses endaga töö tegemist, lubamist asjadel välja tulla. Me jõuame harmooniasse kõigepealt iseendas. Kuula portaali 66, kui sa veel ei ole seda kuulanud. Seal toimus väga tugev kollektiivne lülitus harmooniasse. Sealt need sõnumid ütlesid, me astume välja duaalsusest. Sest me viime selle sisemise ebakõla tasakaalu. Näed sa, meil on selga juhatatud täna, piibelehed, eks ju, ütlesid, aga tegelikult on see ju maoaasta kleit. See on see transformatsiooni kleit, mis sai tehtud ja ta on juba remodelleeritud, ta on uuesti sündinud, sest tema esimene versioon ei täitnud seda ülesannet, mida ta tegelikult pidi täitma. Ja ta jäi seisma ja ta ootas seda, millal antakse see ümber modelleerimise juhatus, kuidas seda tuleb teha. Ehk siis see esimene osa oli, kõik oli õige, aga ta ei olnud veel paigas. Ehk siis nüüd tuli mul ta lahti lõigata. Kuna esimene versioon sai, kui sa mäletad ja oled näinud seda videot, siis seal on kirjeldatud ka, et esimene versioon sellest kleidist sai ilma lõikamisteta, ta oli ühes tükis tehtud. Siis nüüd tuli ta ikkagi lahti lõigata, midagi muud ei muutunudki. Kui ta tuli lahti lõigata, ülemine osa ilusti voltidesse, nüüd siis ka nöörvoltidesse, ehk siis paeltega läbi õmmeldud ja alumine osa tuli panna ka topeltvoltidesse. Ehk siis see kahekihilisus tema puhul jääb, aga ta jääb absoluutselt teistmoodi hoidma kui alguses, kus ta tõmmati puhvi ja ta ei täitnud oma ülesannet, siis nüüd ta täidab oma ülesannet ja näeb välja väga ilus. Õrn ja õhuline, nii nagu need piibelehed. Õrnad, õhulised ja samal ajal nii tugevad. Siis vot, see on see mao transformatsiooni aasta kleit, mis on juba poole aasta jooksul elanud oma transformatsiooni läbi ja sündinud uueks. Ja see ühisteadvus, mis areneb ja transformeerub ja jõuab ka sinna tasakaalu iga olendi haaval,
siis samamoodi on ju meile öeldud ja me oleme sellest rääkinud aasta-kaks, et arenevad meie erinevad võimed. Samamoodi see suhtlus ilma masinateta. See kaugsuhtlemine, telepaatiline suhtlemine. Tele oli ju kaug, eks ju. Atlantise sõnumid ütlesid meile, siin on see viimane kaart, oli just nimelt telepaatiast ja selle arengust. See sõnum tuli meile loovalt kuult. Nüüd me oleme selles valgustavas, illumineerivas kuuseisus, kus me saame vabastada kõike seda, mis meid edasi ei teeni. Ja samal ajal õppida teadlikult arendama seda kaugsuhtlust nende olendite vahel, kes on sellel sarnasel sagedusel, kes on sinu teele kokku juhatatud. Kasuta nüüd oma võimet, mis on magama sunnitud, aga ta on ärkamas. Ja teadlikult suuna oma mõtteid, oma soove nende olenditeni, kellega sa tahad infot vahetada. Pane kirja oma alkeemiku päevaraamatusse. Täna saatsin sõnumi sellele olendile. Näiteks, kui ma soovin, et keegi minuga ühendust võtab, panen selle kirja, panen ka selle kellaaja kirja. See on üks viis, kuidas sa saad arendada seda ja vaata, millal see olend sinuga ühendust võtab. Kui kaua läheb aega? Kui hea on teievaheline andmeside? Me oleme samasugused masinad, ainult et orgaanilised, mitte sünteetilised. Teadvusta oma võimekus ja ärata see programm endas. Kuidas ja kes astuvad edasi läbi 4. sageduse 5. ja kes sinna mitte ei jõua? See on üks küsimus, mis õhus on väga-väga tugev, eks ju. Siis see, et astuda üle, et tulla sellesse üleminekuprotsessi, on vaja duaalses maailmas ületada 51% piir eneses. Enese armastuse suhtes. Ehk siis, kui me võtame 10 tegevust, mida sa saad jällegi jälgida, see on see, mida sa saad jälgida enese puhul, kui suur on sinu protsent enese armastuses, kuhu sa oled jõudnud. Pane need 10 tegevust päevas kirja, see on see 100%. Ja vaata, mitu tegevust neist on seotud sinu arenguga, sinu arengu tugevdamise, teenimise, inimkonnale teenimise, ka suunatud tegevuste tegemisele versus kellegi kolmanda huvide teenimise osas. Kui nad on seotud armastusega sinu suhtes, sinu kehamasina suhtes, üle 51% ehk vähemalt 6 tegevust 10, siis sa oled täiesti õigel teel, et liikuda uude maailma. Sa võid seda meiega jagada siia alla kommentaaridesse, mis on sinu protsentuaalne tulemus sellel
ülemineku sillal. Sest see ongi see sõel, see 4D, see ülemineku aeg, kus me praegu oleme. See, kus on siis see kaos, millest me rääkisime eelmises portaalis. Mis asi on kaos, eks ju? Kui palju sa oled sellest mõjutatud? Kui palju sa näed seda ilu ja armastust enda ümber? Kus on su fookus, seda sa võimendad. Ja see 4. sagedus ongi see sõel, kust sõelutakse need terad sõkaldest välja. Ühed liiguvad 5. sagedusse, kes jõuavad enesearmastuses üle 51%. Teised on siin selleks, sest ei ole halba ega head, ei ole õiget ega valet, vaid nad on siin selleks, et kogeda seda kaost, kaasa minna sellega ja õigel ajal siis kehastuda ümber järgmisesse mängu teisel planeedil. Et jätkata oma arenguteed teises keskkonnas, sest siin keskkond muutub. Nii, vaatame, mis siin veel on. Need, kes on ületanud oma sageduspiiri ja kontrollist vabanenud, ja vot siin oli see võti ka, eks ju, kus portaali see sissejuhatusvideo rääkis sellest kontrolli vabanemisest, sellest kogu portaal rääkis, et kuidas me tuleme välja duaalsusest, kuidas me jõuame südame tasandile, me peame kontrollist lahti laskma. Teisiti ei ole me võimelised usaldusse liikuma. On kontrollist vabanemise teel, need astuvad 5. sagedusse koos maaga. Jah, see ei ole karistus neile, kes seda ei astu, vaid see on energiajäävuse seadustele baseeruv liikumine. Me oleme ju kõik energiaväljendused mateerias, eks ju. Ja energia liigub sinna, kus ta saab jätkata oma pooleli jäävat teekonda uues kostüümis. Nii ka meie. Nemad liiguvad uues kostüümis teises kohas. Meie vahetame kostüümi ja liigume siin edasi. Igaüks areneb erinevalt. Ka need, kes liiguvad sellesse 5. sagedusse. Ärge kunagi võrrelge ennast kellegiga, vaid teadvusta, kui sinu skaala ütleb sulle, et sina oled enesearmastuse teel, et sa oled kontrollist vabanemise teel, siis usalda seda, sa oled täpselt seal, kus sa olema pead. Me kõik alustame kunagi esimesest sammust, esimesest klassist, mis iganes võrdlusi me siia toome, eks ju. Siis ei ole vaja ennast võrrelda sellega, kes käib juba 3., 6., 10. See on võimatu. Sellega sa teed ainult endale haiget. Ja usaldusteekonnal sa tead, et sa oled hoitud ja kaitstud ja sul ei ole vaja endale haiget teha. Seda me tegime madalates sagedustes. Iga su mõte, iga su tegu võimendab seda, kuhu poole sa liigud. See oli see duaalsest välja tulemise hetkeks ju, mitu sammu kummas suunas sa teed. Kas armastuse suunas või kontrolli suunas. Me oleme selles viljakoristusajas. See sõelumine käib, eks ju. Jah, nüüd me juba kordame. Terad eraldatakse sõkaldest just nimelt. Me kõik liigume edasi, sest tagasi liikuda ei ole kunagi võimalik.
on võimalik paigal seista. Ja see on taandareng. See ei ole areng. Raama on lõppu siia kirjutanud lause, et valgus on eredam kui eales varem. Ja seda sa näed ka valguse peegeldajatelt, edastajatelt, päikeselt ja kuult. Ehk siis isalt ja emalt. Ja varjud, ehk siis kui valgus on tugevam, siis ka varjud on tugevamad. Seesama visioon jälle, mida me tahame sulle korrata ja korrata. Kui sa astud pimedasse ruumi ja paned tule põlema, mida sa näed? Sa näed seal kõike seda, mida sa ennem ei ole näinud. See kõik tulebki praegu välja, mida me ennem ei ole näinud, sest valgus on järjest eredam. Miks me räägime piltides? Sest üks pilt ütleb rohkem kui 1000 sõna. Miks Raama ütleb, et on vaja lõpetada õppimine ja info juurde manustamine? Jällegi, kuula ära sõltuvuste saade, kui sa veel ei ole kuulanud, või kuula üle. See on endasse vana informatsiooni nagu prügi sisse manustamine. Meil on vaja vanast vabaneda, et saaks tulla sinust välja see, mis veel ei ole saanud välja tulla. Sa ütled, et aga ma ju veel seda ei tea. Ja siin ongi see lõks, sa lähed ja küsid seda, kas teise olendi käest või tehis aju käest, mis on kõikide meie olendite, elude, teadmiste kogum, millel puudub ühendus otse allikaga. Aga sinul on see ja sa ei tea, mida sa ei tea, sa ei tea, mis peab sinust välja pääsema. See sõltuvus õppida, sest sinna taha on pandud sulle nii palju valeinformatsiooni, milleks seda on vaja teha. Miks lapsed on pandud sinna kastidesse ühiselt õppima? Ja sa lased neil seda siiamaani edasi teha. Räägime edasi piltidest, sest et need sõnumikandjad on ju ka piltidega kandjad. Meil on olnud see piltides rääkimise võime läbi meie selle kehastuse elu. Sellest ei ole väga paljud olendid meie kõrval aru saanud. Aga me ei ole sellest väga välja teinud, eks ju. See võime on ainult ajas arenenud edasi. Ja nii nagu me korra juba ütlesime, et sina, kes sa tead juba, kuidas sa ei saa enam mitte näha midagi, mida sa kord oled juba näinud. Ehk kui valus, naljakas on näha kõike seda enda ümber, nii enda lähedasi, nii enda tuttavaid, kui tundmatuid olendeid, kes jooksevad selles rattas mööda neid lõkse.
aga nad ei tunne. Nad ei tunne seda ise, sest nad on tuimad. Ja nad arvavad, et nii peabki olema, sest see on see tõde, mis nendeni on juhatatud, neile sisse programmeeritud. Ja nende tegevjuht hoolitseb parimal viisil nende eest, et nad seal püsiksid. Miks on tõde nii valus kuulata? Miks on olemas käibefraas? Ma ei mäleta. Sest oma lollused, jutumärkides, on harjumuspärased, sest nad on sõltuvustest tingitud. Käivad mööda neid tuimestatud kohti. No vot, kuidas nüüd seda jällegi öelda nii, et sa aru saad. Kõik need tegevused, mida me teeme tuimestatud olukorras, on need harjumuspärased, meile tõena sisse söödetud, programmeeritud. Ja kui öeldakse nüüd sellele, kes ei mäleta ja ütleb seda kogu aeg, ma ei mäleta, ma ei tea, ma ei mäleta. Ehk ta programmeerib, ta kinnistab seda enda kehamasinale. Ära korda seda endale. Nii kui sa ütled, ma ei mäleta, võta sabast kinni ja ütled, stopp. Hetkel ei tea. Ehk siis lähme edasi siit, et neid samu asju tehes, rääkides, need tuimestatud olendid, kes ennast alateadlikult edasi programmis hoiavad, enese programmeerimise näol. Allutaja tõde tõeks pidades, sest nad ei tea, mis on veel päris tõde. Ja kui neile öeldakse midagi, mis puudutab nende päris tõde sisemuses, vot see on see valus tõde. Tõde on valus kuulata sõna otseses mõttes ja sellel on põhjus. Ta peabki tegema haiget, sellepärast et ta peab äratama. Ta on siin selleks, et käivitada, et avada. Kui paljud olendid peidavad pea liiva alla, kui nad tõde kuulevad, nad ignoreerivad. Need, kes suudavad valitseda oma emotsioone, kes ei reageeri kohe, enamus olendid tõe kuuldes reageerivad ja see on nii läbinähtav. Teadlik olend ei reageeri, vaid vastab. Tõde lajatab kui panniga või kui hernes lastud kahe silma vahele. See on ootamatu, see on ebamugav. Sest teise, selle tuima illusiooni valega me oleme harjunud. See on sõltuvust tekitav. Me oleme harjunud selles marinaadis olema. Ja öeldaksegi ju, et inimene harjub kõigega. Ja see on ka illusiooni poolt olenditele sisse pandud lause. Inimene harjub kõigega. Ükskõik kui ebamugav tal hakkab. Ta teab seda, et inimene harjub kõigega ja ta ei püüagi sealt välja tulla. Ehk nii kaua, kui sa oled selles harjumuste orjamängus ja õpid edasi.
Seni sa ei saagi mäletada. Sa ei saa avada otseühenduskanalit oma tõe ja mälu väljendumiseks. Armas, aga me oleme siia kehastunud just nimelt selleks, et mäletada, et liikuda edasi, et võtta osa nendest muutustest. Kui sa siin oled, sa oled sellel teel. Et lahustada loorid, et võimaldada hakata mäletama. See nõuab teadlikku endasse vana mitte lubamist. Ehk siis ennast mitte prügikastina kasutamist. Ja usaldust endasse kui loojasse, kes on siin, et õppida endaks saamist. Just nimelt selleks oleme me olnud vahepeal suunatud läbi elama päriselu. Kõiki neid päriselu situatsioone ja kogema ja tunnetama nii olendeid kui masinaid, orgaanilisi versus sünteetilisi. See on siis Raama lause Katrini osas. Me oleme selleks kõiki neid kogemusi kogema pidanud, nii orgaanilisi kui sünteetilisi, et aidata sulle kirjeldada, aidata sul teadvustada, kus, mis, miks, mida, millal. Nii, me saime siit selle info sulle edastatud. Selle ka. Ja me võtame need sõnumikandjad siia ette, sest nad kinnitavad meile täna Luuna poolt täpselt kõike seda sama. Meie teine alkeemiku päevaraamat. Kas sul on esimene olemas või saab sul esimene täis? Nii, kuidas me saime kaitsta sõnumit läbi suure universaalse armastuse. Joome vahepeal. Ja võtame lahti selle sõnumi siit laua pealt, mis sai alguse Mary Magdaleni orakelist ja kohe esimene sõnum, teine sõnum, kolmas sõnum. Just see kõik, mida ma sulle praegu rääkisin. Illumination, revelation and love. Mis need 3 sõna siis tähendavad? Valgustumine selles mõttes ja mõistes. Nad on kõik seotud, ma nüüd toon kohe järgmise, Luuna enda sõnumid. Näita maailmale päris ennast. Hoia oma visiooni ja emotsioonid tõusevad. Millest me alustasime saadet? Et emotsioone on nii palju, et nad jooksevad mööda nahka. See valguse eredamaks muutumine, see nõuab sinu päris enda välja tulemist endast. Ja see ongi see, mida see Luuna praegune seis aitab sul väga toetavalt teha. Luba endal väljenduda kõigel, mis on sinu sees. See tähendab seda, et ei ole halba, ei ole head. Kõik, mis tahab sinust välja pääsemist ilma piiranguteta, ilma hinnanguteta, peab välja saama. Selleks on sul paber, pliiats, sõnad, hääl, liikumine. Luba kõigel endast väljenduda. Vana sina sünnib ümber uueks sinuks. Luba uuel endal välja tulla. See kostüüm nõuab remodelleerimist. See saab
läbi vanast vabanemise alguse. Rama ütleb meile, et me peame puhastama seda kanalit. See on väga intensiivne. Oi, meil on siin tibusulekene. Ehk siis tõesti võta endale see aeg nende lähipäevade jooksul ja luba endast välja tulla kõigel, mis peab välja saama tulla. Ära hoia tagasi. Kui sa saad minna loodusesse, vabasta. Kõigepealt vabasta läbi hingamise, läbi liikumise. Igal pool alati ei ole me võimelised häält tegema ja vabastama. Kui sul on koht, kus sa saad häält vabastada, palun kasuta seda. Eetripuhastus. Mis on eeter? Eeter on see nähtamatu energia meie ümber, see väli, mis lendub, eks ju. Revelation. Välja tulemine, see tõe ilmnemine. Hoia oma visioone. Ka neid unistusi, mis sa oled kirja pannud, aga ka neid, mida sa silmad kinni lood, mis ei ole seotud nähtava maailmaga, eks ju. Selle enese väljendamise, vabastamise juurde tähed kinnitavad seda, et vabane kõigest üleliigsest. Mida vähem on sul asju, mida vähem on sinu sees prügi, seda kergem on sinu edasi liikumine. Edasi see visioonide hoidmine. Näed sa jälle, kõik on omavahel seotud. Tähed näitavad sulle seda. Sinu valgus särab eredamalt kui kunagi varem. Hoia seda visiooni, ütleb Luuna. Näed sa, see visioon on siin mulli sees. Ja usalda, et see teekond on juhatatud. Kõik vastused, mida sul on vaja saada, ilmuvad su tee peale just siis, kui on õige aeg. Sa ei pea ette midagi teadma, vaid vastu võtma siis, kui juhatus sulle informatsiooni annab. Selleks on sul vaja olla piisavalt puhas ja hea vastuvõtja. Vabasta endast kõik see vana, mis võib kinni hoida, blokkida, takistada. See armastuse energia, mis viib praegu kõik need emotsioonid lakke. Näed, täiskuu. Emotsioonid tõusevad väga kõrgele ja see on seotud armastuse energiaga. See on seotud suhte tasakaaluga. See suhe sinu sees viib tasakaalu ka suhted sinu ümber. Praegu toimub uute, väga võimsate, pikaealiste suhete sündimine. Seda kõike rääkis meile portaal 66. See on siin nende planeetide seisuga. Usalda jumalikku plaani. See on see, kaardi nimi on kõrberännak, kus me saamegi usaldada seda teekonda, kus mitte midagi meil ümber ei ole. Peale looja plaani. Ja siin me oleme selles looja plaanis. Kes on see looja? Sina oled oma elu looja.
Sina oled armastuse energia väljendus mateerias. Usalda kogu seda plaani, mida sa oled endale ette näinud. Ära püüa otsida selgust, sest see on mõistuse tasandil ja sellel teekonnal puudub loogika. See on imede teekond. See on usaldusega seotud imede teekond. Siin ei ole loogikat. Kui sa hakkad otsima loogikat, hoiad sa kinni kontrolli maailmast, kontrolli vajadusest ja sa ei ole usaldusteekonnale astunud. Teadvusta igas päevas, igas hetkes oma tegevused, mida sa teed. Kas need on seotud usaldusega või kontrolli vajadusega? Kahte ei saa korraga olla. Meil on laua peal edasi peale kogu seda imelist sõnumit Luuna poolt, mida siis juhatasid Luuna, Mary Magdalene, tähed, planeedid. Nii, see on see kaart, mida mööda me liigume, eks ju. Siia lauale hüppasid 4 kuningat. Ma olin ju müntide kuningas, imperaator, emperor, mõõkade kuningas, edasi on siin veel karikate kuningas, aga ta on juba järgmisel tasandil. Selgitab meile müntide kuningas. Imperaatori kuu ja mõõkade kuninga kaarik. Edasi on meil siin müntide kuninga reas kaelkirjak ehk siis see suurema pildi vaatamine, see vastutuse võtmine, mida sümboliseerib müntide kuningas topelt. See vastutuse võtmine, see on maailmaga seotud kaart, see on see kehakostüüm, see biomasin, mille eest vastutuse oled sa võtnud, kui sa siia maandusid. See pühendumine sellele teekonnale, kus sa pead suutma vaadata suuremat pilti. Sest kui sa oled klapid peas ja jooksed siin, oled sa kontrolli maailmas ja allutatud. Kui sa ei suuda välja tulla ja visioone looma hakata, vot see on see koht. 1 2 sa saad valida. Ja see valik toimub siin praegu sinu sees. Sina otsustad, kumba teed sa edasi lähed. Kas jätkad duaalsuse mängu või astud harmooniasse iseendas. Ja see saab olema sinu tulevik, mida me koos loome. See valitsemine, see imperaator on valitseja, ehk siis meil kõigepealt oli siin maa, keda toetas tuli ja õhk. Nüüd me oleme tules. Need on Saturn, issand näita, ma vaatan kohe. Mul on elementide spikker praegu ees põhjusega. Ma juba väga paljusid kaarte tean, aga vot kui kokku panna nüüd, ma tean, et see on meil jäär, see on tuli. Tahtsin näha, kus on Saturn. Maaga. Jaa, Saturn on siin. Saturn astus jäära, nad on kõrvuti. Vot see uue struktuuri loomine, vana lõhkumine. Kuu aitab
sul kõik need sisemised mustrid lõhkuda, selle mittekandva vundamendi hävitada, et uut luua. See on nüüd väga-väga tugev sõnum sulle, kui sa ei julge lahti lasta, sest sul ei ole siis seljatagust. Sa ei tea, mis saab edasi. Armas, see seljatagune on illusioon. Sa mitte kunagi ei tea, mis saab homme. Ja kui sa pead oma 3D maatriksi töökohta turvaliseks seljataguseks, siis mõtle korra ja saa aru palun, et sellist asja ei ole olemas. Sinu otsus määrab praegu edasi, kas sa oled hoitud ja kantud või sa lähed kaasa allakäigu mänguga. Kui sa usaldad, kuu on intuitsioon, kuu on usaldus, mida toetab praegu see tuli, mis teeb need otsused, mis annab selle tugevuse, kui sa vaatad suuremat pilti, mitte ei hoia kinni sellest kontrollist, vaid astud siia kõrgemale ja vaatad seda suuremat pilti. Kuu ütleb sulle, et sul on teekond valgustatud. Võimalusi on rohkem kui üks. Karikate 7. See vähk, kes tuleb sealt kivi alt välja, näeb, et tegelikkus on palju suurem ja ilusam kui see kivialune pilt. Siin on võimalused, ambitsioonid, valikud, mis tagatakse külluslikult. Sul ei ole vaja muretseda. Kui sa lased kontrollist lahti ja astud usalduse teele, sa oled hoitud ja kaitstud, sa oled kantud. Selleks on teejuhid sinu ees, kes seda sulle kinnitavad läbi oma teekonna kogemuste. See mõõkade kuningas, see, kuhu me jõudsime siis ennem endas tõe tunnistamiseni ja selle tunnustamiseni. Sellele järgneb väga kiire liikumine, ulmekiire liikumine. Siin on meil nüüd õhku ka see mõõkade rüütel. See kaarik, mis siis liigub väga kiiresti. Siin oli see 4. kuningas. See merihobu, see tasakaalu ja armastuse sümbol. Harmoonia ja tasakaal sinus ja sinu ümber. Nendes suhetes, mis praegu on loodud, loodavad, mis püsivad meie ülejäänud elu, sest me liigume harmooniasse ja armastuse ajastusse. See on see baas, mida me praegu, kus need terad sõkaldest eraldatakse, alguse saab. Ma näitan sulle nüüd seda sümbolit. See transformatsiooni aasta, maa-aasta kleit tellis endale merihobu. Kui sa näed, ma ei tea, kas sa näed, ma võib-olla fokusseerin sulle siia kõrvale selle merihobu. See merihobu on tulnud just nimelt selle kleidi jaoks ainult ja täna on ta meil siin ka kinnitamas seda harmoonilist, kiiret edasiliikumist. See kleit sai valmis eile. Puhtalt luuna juhatatud, eks ju. Ja inglid ütlevad meile siia samasse juurde, jällegi need samad 3 inglit. 3 kuningat ja imperaator. See on lihtsalt nii võimas. Meil on siin sauade äss ehk siis võimaluste võimalus.
ainuke võimalus selles elus teha oma elu tuleviku otsus siin ja praegu, selle täiskuu valguses. Kolmainsuse meisterlikkuse tase. See on kannatlikkuse Jumal. Ta juhatab viljakust ja multiplicityt. See on meie mitmetasandilist võimekust. Ta kaitseb sind masenduse eest. Sa oled hoitud ja kaitstud. Sa vaata neid taimi ka, kes meil siin on esindatud, eks ju. Poyeng ja Lily of the Valley. Ta aitab olla sul kannatlik sellel teekonnal. Sa vaata seda Jumalannat. Ta tuleb ja paneb sulle selle krooni pähe. See on kannatlikkuse kroon, mille sa oled välja teeninud oma teekonnal käies. Need võimalused avatakse, kui sa paned selle kontrolliukse kinni. Järgmisena toetab meid mõõkade kuninganna. Mõõkade kuninga kõrvale, eks ju. Ja kaardi number on 38, see on see meisterlikkuse tase. See on see tugevus selles kolmainsuses, kuhu sa oled välja jõudnud. Võimas kuninganna, ta toetab kõiki sinu sisemisi rituaale ja tseremooniaid, mida sa endaga teostad. Praegusel juhul siis luunaga koos. Ta viib tasakaalu ja toob välja kõik treasures, kõik meie väed ja võimed, need peidetud aarded. Nii maa peal kui taevast. Mis see tähendab? Meil oli siin maaühendus ja taevaühendus. Sinu võimed, mis on väljendunud nii sinu materiaalses vormis, läbi sinu kehamasina, kui selles eeterväljas. Ta toob välja need, kui sa astud usaldusse, kui sa vabaned vanast ja oled valmis välja lubama tulla seda, mis veel ei ole väljenduda saanud. Ja lõpetab selle imelise võimsa sõnumi magician, maag, võlur. Kaart number 25. Hingesõnum otse sulle, eks ju, kokku 7. Sellest duaalsest maailmast välja astudes need muutused sinu hinge tasandil on maagilised. See hinge teadmine, see sisemine tarkus ja maagia, mis aitab välja tulla ja avastada kõik seni avastamata saladused sinu seest. Kas saab olla veel midagi ilusamat? Jaa, saab! Näidake meile, mis saab olla veel ilusam, veel võimsam. Me oleme siin selleks ja me oleme seda väärt. Ja me võtame pühalt geomeetrialt sõnumi selle saate lõppu. Ma näen seda kaarti ja see on coherence. See on sidusus, on see, mis ütleb meile kõik, eks ju. Sa näed, see coherence väljendub, see sidusus väljendub oma sõnumites siin laua peal, kogu selles kanalduses, mille Raama andis meile eelnevalt, et sulle edastada täiskuu ajal. See on sidusus.
see on sidususe väljendus siin ja praegu. Võta oma vägi ja võimed, võta toetavad vahendid ja aita ennast läbi nende. Loo, laula, tantsi. Võimenda seda. Ma panen selle siia juurde. Kaart number 13. See sidusus siis, eks ju. Mida see meile jälle ütleb? See on see vundament, kui sa lood selle korra, lood ennast kergeks, tuled usalduse teele. See vundament on tugev, võimas. Ja laulusõnum. Ja sõnu polegi vaja. See on see telepaatia. Ja käsi leiab käe. Kas me teeme kollektiivenergia lugemise? Vaatame päeva peale. Vahepeal me teeme Miilo ilusaks. Nii on. Järgmise korrani, armas. Kõik, kes te olete aidanud ja toetanud meid. Aitäh, aitäh, aitäh. Kõik, kes te olete kaasa elamas Molli koju jõudmisele. Täna hommikune, mingi karv on mul nina otsas. Täna hommikune sõnum oli meile see, et Molli on alustanud oma teekonda. Luuna on ju meil täisvalguses ja juhatab ta meieni. Nii et me anname sulle teada, kui Molli jõuab koju. Järgmise korrani, armas. Aitäh sulle, aitäh sulle, aitäh sulle. Namaste. Ja kohtume üsna varsti.